No tere taas kõigile minu kanali kuulajatele, vaatajatele, jälgijatele ja inglastel on üks selline ütlemine, et the show must go on. No vot nii. Ja ega ma ei arvanudki, et ma tulen täna jälle uue show'ga lagedale, aga sellest eilsest videost, mis oli siis nagu retrofeeling, see kiskus üles kirgede tormi. Ja rauda tuleb taguda seni, kuni see kuum on, muidu jahtub ära. Ja noh, müts on mul ka peas, sest parasjagu suitsu on ülesse tulnud, nii et jätkame siis täna rääkiva raamatu sarja teemal 3 on kohtuseadus. Ja kõik see puudutab siis nagu nüüd meie raadio teemat. Ja sissejuhatuseks ma tahan tänada Sulot selle eest, et ta nii kiiresti reageeris, et ta kustutas mind toetajate nimekirjast ja ta kustutas minu lood oma fonoteegist. Noh, see, mida ma palusin, seda ta ka tegi kiiresti ja siis ta väga kiiresti kustutas mind oma sõprade nimekirjast ära ja mitte ainult ei kustutanud, vaid ka blokeeris. Nii et no tore poiss selle eest, et jah, see nagu ärritas mind natukene veel rohkem, et inimene, kes teeb teiste suhtes väga palju kriitikat ja minu suhtes väga palju kriitikat teinud, ei kannata ise seda kohe mitte summagi ja käitub nagu seelikuga eit ja pistab oma pea põõsasse, kui asi läheb tuliseks. Ja siis hädaldab, et oi, kui palju on temale liiga tehtud. Teiseks, nüüd selleks, et kes ei ole nagu enne võib-olla kuulanud, et saaks nagu asjale pihta, siis see on jah, nagu 3. osa, 3 on kohtuseadus, on siis nagu sellest meie raadio sellest värgist tekkis siis nagu triloogia nüüd välja. Et esimene osa sellest oli siis Lauluga läbi elu, mis on nagu pikem rääkiva raamatusari ja seal on siis nagu meie raadiost juttu seal lõpuosas. Siis teine oli siis nagu retrofeeling, mis nagu eile sai tehtud ja täna on siis 3. osa sellest triloogiast, 3 on kohtuseadus. No jah, ja kuna mina olen ju hariduselt juriidilise haridusega, siis noh, see ja kohtus olen ma kaasistuja ka olnud, siis antigi siis mulle täna põhjust, et see 3. osa ka sellele asjale juurde vorpida. No võt niimoodi. Ja nüüd siis ma tahan avalikult vabandada ka Mike Sunni ees, kellele ma tegin eile natukene üle reageerides, tegin natukene ja õiget tausta teadmata, tegin natukene liiga. Ma sain Maikilt täna üsna pika kirja, kus ta selgitas mulle tagamaid, tänas mind konstruktiivse kriitika eest mitmeid kordi. Jätkas loomulikult ka oma täiestamise stiili, tundub, et viisakas poiss on ju. No ma jätkuvalt ütlesin, et mu pakkumine sinatamise peale üle minna on jätkuvalt jõus ja vabandasin tema ees ka juba ja lubasin teha ka seda siis avalikult, mida ma siis ka praegu teen. Ja tema käest saadud info kohaselt siis ta ütles mulle niimoodi, et ta ei oleks minu poole sellise pöördumisega pöördunud, kui Sulo ei oleks talle vastavaid viiteid andnud, et noh, tema on minu käest nagu abi saanud ja soovitanud siis nagu Maikil ka minu poole pöörduda, et kuna tema Sulo arvates olevat siis mina nagu rikkam kui tavainimene ja noh, äkki lähen õnge. Kusjuures Maik ei teadnud minu tausta. Maik ei teadnud, et mina olen invaliid ja elan ainult toetustest, aga Sulo teadis. Ja võtta see on juba, ja kui mina Sulo käest siis küsisin, kui Maik sellise e-maili mulle saatis, et kas sa tead sellest midagi, mul oli nagu eelaimnus, mul oli nagu sisemine tunne ütles, et Sulo on selle taga. Siis Sulo väitis mulle, et jah, meil oli sellest küll juttu, aga ei, mina ei tea sellest küll mitte midagi, see on puhas sulaselge valetamine. Ja mina ei taha sellel teemal ka rohkem rääkida, sest noh, minu sisetunne ütles mulle, et see on nii ja ma usun
antud juhul ma usun Maiki, sest Sulo on mitmeid asju ka enne vassinud ja noh, tänamatu, sellest, et ta tänamatu on, sellest olen ma ennegi aru saanud ja sellest, et ta seal parasjagu susserdis on oma suslikuga koos, nad seal susserdavad, et ta paras susserdaja on, sellest olen ma ka aru saanud varem. Nii et ühesõnaga, ma veel kord vabandan, Maik, sinu ees, et ma sind natukene üleloomulikult üle reageerides, teadmata õiget info, sulle natukene kriitikaga liiga tegin, sa võtsid selle omaks ja lubasid seda edaspidi nagu arvesse võtta. Ja nagu tänasid ja minu asi on siis nüüd vabandada selle ees. Et jah, ma küll üritasin uurida seda tausta, aga siis kohe ja eelnevalt juba, aga tuleb välja, et usalda ikka oma sisetunnet, kui see ütleb, et miski on mäda, siis ongi mäda ja oligi mäda, nagu nüüd välja tuli. Nüüd aga edasi minnes nüüd järgmise asjade juurde, mida ma nüüd siis vastavalt sellele, mida ma nüüd olen otsustanud, et kuna mina ei ole enam Meie Raadio toetaja, mind on sealt eemaldatud, aga mõningad asjad on siiski ripakile ja et need asjad paika saaks, siis mulle meeldib ikkagi kord ja korrektsus. Seoses sellega on mul nüüd, kuna mõningad asjad on ripakile veel, eks ole, on mul nüüd järgmine palve Sulole selline, et see raadio, see Roadstari raadio, mis sai nagu saadetud peaauhinnaks ja mis on senini välja loosimised välja kuulutamata, vot selle raadio ma palun anda nüüd edasi Tartu Margusele. Selle eest, et ta, ma olen kuulnud tema juttu ja ma olen aru saanud, et ta on üks tore inimene ja on nende muusikamaailmaga nagu kokku puutunud. Võib-olla isegi mina olen teda kunagi selles kaupluses külastanud, sest ma olen mõningaid kordi käinud selles poes, võib-olla ma isegi olen teda näinud seal. Aga ma mõtlesin kohe, kui see jutt nagu minuni jõudis, et Tartu Margus selle vigase pirtsaka raadiosaatja remontimise nagu oma sõpradega käsile võtab, siis ma mõtlesin kohe, et ma peaks nagu omalt poolt ka teda nagu millegagi nagu tänama, premeerima. Ja nüüd on see asi siis nagu käes, et kuna see raadio on välja loosimata, ja siis ma palun, et Sulo osa selle raadio nüüd edasi annaksid Margusele tänutäheks selle eest, et ta oma tiimiga selle pirtsaka raadiosaatja remontiga ette võttis ja ilmselt on see juba lõpule viidud, nagu ma olen kuulnud, aga ma ei tea, kas see sul on juba sealt ära toodud või ei, seda ma ei tea. Aga see raadio on siis Roadstari raadio, mis on siis nagu CD ja USB playeriga, millel on ka pult, eks ole, millel on ka need retroraadio ja peaks ikka suht korralik asi olema, suht korralik ristapuu. Ja nähes seda kingitust, mis Tartu Margus nagu Sulole tegi, siis ma kunagi Sulole isegi ütlesin, et võib-olla sul oli võimalik sinna ka panna mingisugune Meie Raadio logo peale sinna, et lasta kusagilt laseriga kellelgi, kes laseriga midagi teevad, siis nähes nüüd, et Margus on ise siukene hea sepp, siis ta võib sinna ju ise panna, kas siis Meie Raadio või ma ei tea, mis iganes raadio logo peale. Vot selline palve number 1. Teine palve, number 2, ühest ripakile olevast asjast, mis seal nagu on alles, on see Versace naistelõhn, et meestelõhn läks nagu välja, aga naistelõhn on nagu alles. Ja võtta selle naistelõhna, kui sa seda nüüd ei ole seni veel Ursulale kinkinud, sest see on sinu südametaam ja sellele sa annad kõik võimalikud asjad, mis sul on võimalik. Et minu teada peaks see nii nagu veel alles olema. Et siis see lõhn palun edastada sellele, kes võitis selle grilliloosi, Katrin Säde. Sest Katrin, ma tean nüüd natukene rohkem Katrini tausta ja Katrin osales sellel loosil 20 euroga.
olles ise väga raskes olukorras. Aga ta käis selle siiski välja. Sinu lubadus kampaanias oli, et see võitja pannakse ka toetajate, meie raadio toetajate nimekirja, mida ma ka seal ei näe. Et ta seal toetajate nimekirjas oleks ja see, ma arvan, et ei ole ka nii väga oluline. Aga sellise lubaduse sa välja käisid, aga ega kõik ei olegi sõnapidajad. Ja ei peagi oma sõna pidama. Et võta, mina olen. Ja kui mina olen midagi lubanud, siis mina seda ka teen. Ja kui ma olen millegi jaoks midagi nagu soetanud või teinud, siis ma eeldan, et seda kasutada ka sellel otstarbel antud juhul. Ma ei tea, mis otstarbel neid asju edasi hakatakse kasutama, nii et kuna need on ripakile ja need on välja loosimata, siis need kaks asja nüüd on siis palutud, et raadio anda siis edasi Tartu Margusele kingituseks ja see Versace lõhn siis grillivõitjale Katrin Sädele. Aga nüüd oli eilses videos juttu ka sellest sinu asutatavast, unistatavast jutustuudiost, et sinna sul on mööblit vaja, mille jaoks ma saatsin sulle ka mööbli ja siis selgus, et sul ei ole see ruum veel remonditud ja remondimees on ka teadmata ajal kadunud ja mööbel saabus kohale, see on alles pakendis, ei ole veel lahti võetudki ja nii edasi. Siis võt selles osas olen ma nüüd ka oma meelt muutnud. Ja ma palun, ma ei ole kuulnud et see ruum oleks remonditud ja seal oleks midagi nagu toimunud selles osas, et sarjast suuri sõnameistreid räägivad kõike, lubavad kõike, aga ega kõiki lubadusi ei peagi täitma, on ju. No nii, et võt selles suhtes, kuna ma hiljuti kirjutasin ühe laulu orbudest, siis ma mõtlesin selle asja üle täna, et meie suusad on nii ristis, et ma ei saa mitte kuidagi mõelda, leppida enam selle mõttega, et see mööbel sulle jääkski. Sest ma ei tea, kas seda stuudiot üldse tuleb või tulegi ja võib-olla mu sisetunne, et sa istud seal stuudios üldse varsti üksi, läheb õige pea täide. Nii et ma palun, et seda postitust, et see pannakse kusagile avalikult ülesse ja seda jagatakse ja see mööbel, kuhu kuulus siis diivanilaud, mis maksis 55,90, põrandalamp, mis maksis 61 eurot ja diivan, mis on ka lahti käida, mida saab kasutada ka voodina, see maksis 198 eurot, nii et kokku 315 eurot. Ja ma mõtlesin selle peale, et selle võiks endale saada keegi orb, kes on tulnud lastekodust, on nooruk, võib-olla ta on saanud omaette elamise kusagil. Ja tal ei ole mitte ühtegi toetajat, mitte kedagi, on ju. Et selle diivanilaua ja selle lambi saaks endale keegi orbudest, kellel on küll elamine, kuid see on tühi ja sinna on vaja mööblit. Ja ma arvan, et see on õiglasem, kui jätta see kellelegi, kes on valelik, kes on mind ära kasutanud teades ja mulle oma lugusid rääkides tahtes mind ega keegi ei saa kasutada, kui sa ise ei lase ennast ära kasutada, eks ma olen ise ka natuke loll olnud, et ma seda lasin teha, on ju. Aga võt see oli siis nüüd selle mööbli osas, et palun seda jagada ja võt selle mööbli kohale toimetamine nüüd sellele saajale, sellele orvule, on ta siis mõni poiss või on ta mõni tüdruk, eks ole, et keegi teab kindlasti kedagi kusagil, nad ise on tavaliselt sellised tagasihoidlikud ja ei julge kusagilt abi küsida ja pöörduda. Et kui keegi teab kuskil kedagi, kes on lastekodust ja kellel ei ole mitte kedagi ja kes on saanud endale elamise ja võib-olla magab seal põrandal, sest tal ei ole lihtsalt raha, et soetada endale vajalikku mööblit. Siis selline komplekt nagu oleks ka voodi eest nagu, et see, ma usun, et oleks rohkem abiks mõnele orvule. Ja nüüd siis sellest õnnetust toolist.
mis Sulo Ahtri jaoks oli liiga väike ja kõva ja mis seal kõik hädad olid ja no terve rida loeti mulle asju ette. Et vaata selle osas on nüüd ka niimoodi, et noh, sa ei peaks nagu ennast seal väga harjutama ja seal väga pingutama, et siis ma mõtlesin, et äkki noh, olen näinud sinu stuudiot ja olen näinud ka Mike Sunni stuudiot, et ma arvan, et see tool võib-olla sobiks Mike Sunni interjööriga rohkem kokku kui sinu interjööriga seal. Ja no sulle ei meeldinud ta nagunii, on ju, ma ütlesin kohe, et kui ei sobi sulle, eks ole, et viska minema või anna kellelegi edasi. Noh, harjutan, ma ei tea, kaua sa oled nüüd harjutanud ja kas sa oled harjutanud, eks ole, aga ma ei tahaks seda ka sulle enam jätta. Ja ma palun, et sa selle tooli annaksid edasi Maikile. Kui Maik sellest loobub, see on iseasi, see on tema vastutusel, aga noh, seda ma ei saa nüüd nagu paluda, et sina nagu seda Maikile ära läheksid viima, võib-olla Maik saab siis ise organiseerida kuidagi, et see tool temani jõuaks. Nii et noh, jah, ma ütlen, et kui ta nagu ei taha, see on tema asi, eks ole, aga minupoolne palve on nüüd selline, et loen veel kord üle. See jutustuudio mööbel, diivan, diivanilaud ja põrandalamp, anda edasi kellelegi orvule, leida keegi orv, kes seda rohkem vajaks. Siis see raadio anda edasi Tartu Margusele, Versace lõhn toimetada Katrin Sädele. Ma arvan, et talle kulub see ära rohkem kui Ursulale kindlalt, ilmselt mingi loosimisega, kui võib-olla pannakse loosimisel, siis on jälle see Ursula, kes seda võidab seal. Nii et noh, oma südamedaami ja oma lemmikute eest katsu nüüd ise edaspidi hoolt kanda, eks ole, ja neid ise millegagi meelitada. Et anna andeks, kui ma jälle liiga teen, aga võt selline mulje on mulle jäänud kõikidest nendest loosimiste käigus juba tükk aega on mul selline, et midagi on seal kahtlast ja ütlesin ma seda ka eile juba. Vot selline tuli siis täna see 3 on kohtuseadus ja ma arvan, et kui me nüüd, kui sa nüüd nende kõikide asjadega ühele poole saad, eks ole, et need asjad nüüd saavad need asjad, mis ma loetlesin, saavad uute omanikeni, no vot siis on nagu kõik asi selge ja siis võime selle asja nagu ära unustada. Ja noh, kes suudab unustada, kes mitte, noh, mina ilmselt ei unusta seda kunagi ära. Sest minu jaoks oli see meie raadio toetamine, ma ei ole veel täpselt kokku löönud, aga ma löön. See tõi kaasa mulle kusagil 2000 eurose väljamineku. Ja kui te arvate, et see on ühele invaliidile, noh, nagu okidoki mööda minnes nagu lumme, siis on see natukene ekslik arvamus. Ja kui need sinu toetajad kõik on seal umbes samas vääringus sind toetanud, võib-olla isegi rohkem, võib-olla kes isegi rohkem, kes isegi vähem, okidoki, noh. Aga ma ei näe, et neid toetajaid sul kusagil oleks. Ja nüüd viimane osa ja viimane üleskutse. See puudutab seda, et ma hiljaaegu kuulsin ühte telefonikõnet, see võis isegi ka olla Tartu Margusega, kus sa rääkisid stuudiosse helistajaga valimiste teemal tuli juttu, eks ole, ja siis sa nagu mainisid, et sa oled nagu pöördunud mitme erakonna poole ja pakkunud ennast mitme erakonna nimekirja, kuna kohalikud omavalitsusvalimised on tulemas sügisel, aga et keegi ei ole nii toredat poissi nagu sina nagu veel vastu võtnud, pole nagu reageerinud ja avaldasid siis nagu arvamus, et noh, et septembris läheb ehk lõpp see õigem elu lahti ja võib-olla siis äkki hakkab midagi toimuma, et vot siinkohal ma teen nüüd omalt poolt nagu üleskutse sellele, et võib-olla noh, sinu seda telefonikõnet kellegagi ei kuuldud, kus sa seal halasid, eks ole, et siin pakkusin ennast nagu küll nagu rajateele, et kõigepealt ma pakuksin iseennast, aga noh, ei võetud nagu vedu, on ju. Et ei ole nagu seni vedu võetud. Et mina siis nüüd teen üleskutse kõikidele erakondadele teades, et sa oled tegelikult praegu EKRE liige ja käisid seal kongressil, ütlesid, et sul nii uhke tunne oli kõik aga noh, ma ei saa nüüd aru, miks sa nüüd mõne teise erakonna rüppe siis nüüd tahad ennast pakkuda. Noh, see on tüüpiline käitumine. Et
äkki kusagil on ikka paremad moosid ja äkki kusagil on ikka paremad nännid ja mida iganes. Et kõik erakonnad nüüd, kes te olete huvitatud sellisest toredast poisist nagu Sulo Ermlin, tema teeb ka raadiot ja äkki paneb teid tasuta raadiumisse, sest temal on ju kõik tasuta, on ju. Ja igaühe jaoks, nii nagu ta väidab, et on igaühe jaoks, aga nagu ma olen nüüd aru saanud, see ei ole siiski ikka igaühe jaoks. Et siis võtke ta ometigi enda rüppe ja laske tal siis ennast poliitikarindel ka nagu teostada, eks ole, et siis tal nagu igav ei hakkaks, on ju. Et selline tore poiss on saadaval nagu Sulo Ermlin ja võtke siis nüüd erakonnad, krabage kähku, see on ikka üks tore poiss. Võt niimoodi. Nii et ta küll kriitikat hästi ei talu, aga võib-olla ta on õppimisvõimeline, võib-olla siiski harjub selle poliitiku karjääriga ka, aga lihtsalt tuleb talle rohkem võimalusi anda. Tundub, et EKRE ei andnud talle võimalusi ja võib-olla mõnigi teine erakond siiski suudab ta, aga võib-olla isegi pannakse vallavanemaks, kes teab, on ju. Jaa, miks mitte? Nii et vaadake ikka tõsiselt, kui ikka inimene ennast pakub, siis võib-olla pakkumisel on jumet. Ja mina küll nüüd täna lõpetan ja ma loodan, et eks siit tuleb jälle kirgi üles nagu küll, eks ole, aga ja suitsu ka on ju, aga kus suitsu seal tuld on ju, aga mina lähen nüüd tuld kustutama, ma olen nüüd aeda kastma on ju ja ma võtan mütsi ka peast ära, sest siin ilmselt on jälle suitseb seal all kõik. Nii et kõike kaunist ja eks ma jälgin, mul on omad koputajad ja ma jälgin mängu, kas minu tänased palved ka nii kiiresti täidetakse, nagu see eilsed palved täideti. Nii et edu kõigile ja vabandan, kellele see show nagu ei meeldinud, on ju. Ja tundub, eks ole, et see on see nagu vot. See on võib-olla ka varjatud reklaam on ju, ütleme, et teeme mingisuguse jama, keerab mingisuguse jama kokku ja see iga halb asi on kasulik millekski, võib-olla see osutub hoopis tohutuks reklaamiks, nüüd tekib tohutult huvilisi, tohutuid meelelolu kuulajaid, kõik hakkavad kuulama ja kõik hakkavad üldse tellima, mis värk on ja sul ole kaasa tundma, et oi, kui paha see baroness ikka on, et kiusab sind ja nii ja naa. Siis ei tea, kes siin kiusatud on või kes siin on tegelikult väga haiget saanud, nagu täna mulle üks inimene väitis. Nii et kõike kaunist teile, ilusat nädalat, suvi kestab veel, augustikuu käib veel, suvi kestab veel ja võib-olla vananaiste suvi tuleb ka ja see on võib-olla ka ilus ja soe. Nii nagu siin viimased nädalad seal Eestis on olnud, et tšauba ka ja olge terved ja tervitatud ning järgmiste kohtumisteni ja loodame, et need saavad olema meeldivamad ja kriitikavabad ja lõbusamad. Ja võib-olla ka musikaalsed maad. Muusikalised, et selle ma käisin ka täna välja, et mina ei kasuta hälli, aga mina kasutan oma ajusid ja universumit saadud sõnumeid ja nüüd ma olen pannud sinna sellise käsuootele, et ma kirjutan Sulost ühe laulu ka. Ja mina ei kasuta hälli, et ma annan käsu, et kirjuta laulu Sulost, eks ole. Ma kirjutan temast ühe laulu ka, panen ta laulu sisse ka veel ja vaata sealt välja ei saa. Sinna ta jääb, on ju, ja ega ta ei pea seda oma raadios mängima, et seda võib-olla kunagi hakkavad keegi teine hoopis mängima ja eks neid Sulosid ole ju teisigi, on ju. Et ta ei ole ju ainukene, on ju. Aga nüüd küll tšau ka ja olge terved ja tervitatud veel kord, nii et kõike kaunist.